Ma külastasin kord üht maja, kus ei tuntud armastust. Seal majas õhata polnud üldse vaja. See maja täis oli omaette usutunnistust. Ta asub keset meelevalla ääreala, ei kaitse teda ingel, vaid eliit. Tema sissekäiku ümbritsevad rohimata peenred ja nagu ikka, ahju kõrval ilutsemas hästi laotud kliit. Kui jõuad sinna, kohe palju muutud. Sa muutud nii, et sind ei muudeta. Nii oma südant kui ka teiste omi puutud, ent südant rebida sult kunagi ei suudeta. Ent kui mõistad õigel hetkel sealt ära minna, sealt majast,
kus armastusest keegi pole kuulnud ja astud maa peale ja istud allutatult õhtusesse einelauda ja annad leivakäärule, mis põrandale langes suud, saab selgeks see põlismaine tõde. Me sööme selleks, et ellu jääks. Ent armastust meil vaja ikka selleks, et saada paremaks, targemaks ja hääks. Ja see kummaline maja, ta elustab me hinge, annab armastusest vajalikku puhkust, ta toidab meid ja oskab vahest olla sigavinge, sest inimrinnus leidub laialdaselt uhkust. Veel õhata ja natukene hingata. See ongi kõik, mis inimlapsel vaja. Kui armastad, siis muutud nii, et sind ei muudeta. Ka hinge puutudes seda võtta sult ei suudeta. Me inimrinnus leidub inimuhkust ja sedagi, mis pole ajalik, ent armastada ja hästi palju. See on inimkonna kokkumänguks suisa vajalik.
otsin lilli, mis oleksid helesinise mere värvi. Oled sa näinud? Otsin jalgu, mis oleksid lõputute mineku ja tuleku teede värvi. Sa ju tead. Tule sinagi. Koos siis otsime meresid, mis oleksid teeveersete lillede värvi ja lõputuid teid täis tolmuste jalgade jälgi. Milline õnn, et meil on nii palju lauluhimulisi noori. Ja milline õnn, et meil on selline lauluõpetaja nagu Eve Vaap. Aga see ei ole õnn, mis nüüd toimuma hakkab. See on küll tore ja rõõmus, aga kas ta õnn on, ei oska öelda. Sest tervelt
36 noort inimest lõpetavad loodetavasti sellel kevadel kooli. Kas nad ka edasi laulma tulevad? No usun, et kindlasti mõned tulevad. Ja sellepärast ma ütlengi, et võib-olla see päris, milline õnn ikkagi ei ole meie jaoks. Aga tänukirjad, mis me täna kätte anname, on William Jamesi poolt sõnastatud nii. Ma ei laula sellepärast, et ma olen õnnelik. Ma olen õnnelik, sest ma laulan. Albert Saks. Ronja Vindi. Marta Rettesokk. Natasha Lehis. Anastasia Kuznetsova. Estebao Javier Costa. Tuuli Veskimäe. Ervin Albert Saumets. Helena Rull. Eva Piirisoo. Iti Parts. Risto Koorep. Anni Hero. Grete Kuuse. Lenna-Leelo Asi. Henri Brillo. Martin Hannes Nuuma. Helena Laur.
Fredi Kaarel Kuuse. Sander Kast. Kertu Saarelaid. Herta Heinaru. Karl-Mattias Kulo. Marta Eller. Grete Kriiva. Hanna-Elisa Rannast. Kristin Vagula. Katariina Kivimäe. Ja Alice Rüütel. Täpsustan, et need viimased 6 neidu olid siis meie selle aasta koori juhatuses ja 4 nendest on olnud nagu 2 aastat ja 2 on olnud kohe lausa 3 aastat 10. klassist ja juba ütlesid, et ei olnud veel 10. ja sina ei olnud. No kuidas nii läks? Sellepärast on neile ka väikesega tänutäht, et me kutsume koori juhatust animaagideks, sest nad aitavad meil seda animaagiat siin toimetada, et meil kõigil hästi läheks. Ja me lõpetame oma etteaste jälle lauluga Ülo Vinteri Kodulaul. Kodus on
kallis Anima, kallid lauljad, ma ikka imetlen teid, head treffneristid, kuidas te nii palju jõuate ja kas teil on ööpäevas rohkem tunde kui minul. Aitäh teile kaunite laulude eest, selle pea tunniajase kontserdi eest. Aitäh pühendumise eest laulule. Aitäh Treffneri laulutraditsioonide hoidmise eest. Koorivanemale teistele jagamiseks on kommid. Kus on koorivanem? Ei ole. Anima keegi animaatidest, palun. Väga tore, sul on õnn ja rõõm teistele jagada. Aitäh, Eve, ega see koor ilma sinuta ikka nii ilusasti ei heliseks ka. Aitäh. Meie sooviksime ka tänada oma armast Evet terve selle aasta eest, kõikide nende erinevate ürituste ja seikade, mis me oleme näinud see aasta, kus me oleme saanud käia Tallinnas konkursil ja eriti tahaks tänada 12-ndike poolt nende 3 hästi erineva aasta eest. Et igaüks on olnud täiesti omamoodi, igal aastal on olnud täiesti erinevad laulud, täiesti erinevad sündmused ja see jääb väga hinge. Ja siis Anima poolt väike korvikene Evele. Aitäh sulle!